transformatsiooni apelsin on aparigraha ja mis see aparigraha siis on? See on mitte klammerdumine ja kes on nüüd kõiki neid videosid juba järjest vaadanud, siis sa saad aru, et need omavahel väga ilusti põimuvad. Kõik see vägivallavaba elu ja mittevarastamine ja mitte valetamine. Ja nii siis ka need eelnevad tegelikult ilusti põimuvad selle aparigrahaga. Aparigraha ehk mitte klammerdumine, mitte ahnitsemine. See on selline tõeline väljakutse tarbimisühiskonna liikmetele ja koht, kus siis endale otsa vaadata. Eks, et sellises lääne või praeguseks juba ka ida, eks tarbimisühiskonna üks põhiline käitumisjoon on osta omale elus võimalikult palju asju, koguda asju, võidab see, kel on survas kõige rohkem asju ja siis need asjad, mis me kõik ostame, me kuhjame oma kappidesse või igale poole enda ümber. Ja siis on veel see asi, et me vahetame neid asju kogu aeg uutemate vastu. Et noh, kellel on vaja telefoni iga poole aasta tagant vahetada või ma ei tea, autosid või mingeid muid tehnikavidinaid. Välja vahetada asju, mis tegelikult ka ei ole vajalik, sest need, mis meil juba on, need on veel täiesti terved ja toimivad. Ehk siis selline, ja noh, kindlasti paljudel inimestel on see, et riidekapid on pungil asju täis ja mitte midagi selga panna ei ole. Et kõik need, mis ma nüüd siin loetlesin, on ilmselged sellises füüsilises plaanis siis nii-öelda aparigraha eiramine. Ehk siis ahnitsemine rohkem, kui sul on vaja, mis juba läheb ka sinna varastamise alla, on ju, sest me varastame loodusressursse läbi selle. Ja siis loomulikult siis nii-öelda me oleme klammerdunud nende asjade külge. Ja et mida rohkem meil kipub seda vara olema, ka suuremat vara on ju kinnisvara ja kellel on palju asju kokku ostetud ja nii-öelda investeeritud, et siis märka, et millise meelega sa nii-öelda suhtud oma varasse, et kas sa nagu muretsed kogu aeg, et keegi võib midagi ära võtta või sa jääd millestki ilma või kuidagi äkki su vara hulk väheneb mingil moel. Et siis see ongi see nüanss nüüd, mis tegelikult miks sind kutsutakse siis üles mitte klammerduma või mitte ahnitsema, on see, et me jääme oma meelerahust ilma. Ehk siis mida rohkem meil on asju, seda rohkem me peame muretsema, et me saaksime neid juurde ja et jumala pärast keegi midagi ära ei võtaks. Ja see röövib meilt meelerahu ja sellise harmoonia ja tasakaalu, mille poole me võiksime püüelda siin elus. Ja see siis takistab meil nii-öelda seda meeleseisundit saavutamast. Ja lisaks sellele nüüd mõned sellised nüansid on veel, et öeldakse ka, et järgida täielikult seda aparigrahat me võiksime ka mitte aktsepteerida kingitusi. Ja mis seal taga on siis? Et kui meile antakse kingitus või tihti ka, kui me ise anname kingituse, kui sa nüüd väga ausalt vaatad sellesse, siis seal on tihti mingid nii-öelda nüansid. Ehk siis see andja ootab sult tegelikult midagi. Ja võib-olla see ei ole otseselt materiaalne ootus, aga see on tänuootus,
seal taga on mingisugused emotsioonid. ja, ja samamoodi see saaja tajub tegelikult seda ja, ja saaja alateadlikult hakkab tundma ennast võlglasena või et sa pead midagi tagasi andma või kui me võtame täiesti lihtsa sellise materiaalse tasandi, et keegi toob sulle kingituseks mingisuguse eseme koju, siis ja sulle see väga ei meeldigi siis sa nagu pead selle kuhugile ikkagi panema, et sa ei taha seda ära visata ja sa ei taha seda ära anda, sest sul on justkui nagu kohustus seda hoida. Et ma arvan, päris paljud resoneeruvad selle tundega. Ja see jällegi röövib nii-öelda sinu vabaduse täielikult siis omada seda, mida sul päriselt tegelikult vaja on ja mitte omada üleliigset. Ja selline võlatunne kellegi suhtes või selline tunne, et nagu mulle peaks see asi meeldima, sest ta kinkis ja ma ei saa sellest loobuda. Et see oleks kuidagi ebaõiglane. Et jah, samamoodi siis ei peaks me nii-öelda ootama teeneid inimestelt. Et kõik, mis me üksteise suhtes teeme, on hea, kui seal on energiavahetus. Ehk siis me lihtsalt ei tee asju täiesti nii, et me anname asju, vaid et seal on mingisugune kas mentaalne, spirituaalne või mingi füüsiline vahetus. Et ei oleks sellist tasakaalutust andmisel ja võtmisel. Et vaadake ja mõelge. Kutsun teid üles järgneva nädala jooksul alustuseks sorteerima oma asju ja ära viima neid siis kas uuskasutusse või taaskasutusse või kuhugile. Ja tegema endaga kokkuleppe, et enne kui sa üleüldse midagi uut ostad, sa tõesti mitu korda küsid endalt, kas sul seda on väga vaja ja millest sa siis loobud. Et mis on see asi, millest sa oled valmis loobuma, enne kui sa võtad uue asja endale. Ja enne kui te teete kingitusi, siis on võib-olla hea rääkida, et kas seda kingitust soovitakse. Või mõelda, et miks sa seda kingitust tahad teha. Et lõppkokkuvõttes on aparigraha mõte see, et siis lihtsustada ja puhastada meie elu ja et me läbi selle siis oleksime harmoonilisemad ja rohkem tasakaalus ja võimelised siis püüdlema kõrgemale. Vot, aga aitäh teile ja ilusat taasiseseisvumispäeva ja kohtumiseni uuel nädalal.